29. oktoobril toimus Aseris konverents piirkondlikud koostöövõimalused turvalisuse parandamiseks Ida-Virumaal. Ürituse avas Ida-Viru maavanem Andres Noormägi, tervitas sõnadega ning soovis konverentsil osalejatele meeleolukat ja tegusat päeva. Seejärel pöördus konverentsil osalejate poole Aseri vallavanem Artur Seppern, kes muu hulgas mainis, et antud konverents jäi tiheda konkurentsi tõttu maavalitsuse komisjoni poolt rahalise toetuseta, kuid tänu ettevõtete toetusele siiski sai teoks. Telestuudio liites tundis huvi Ida-Viru maavanem Andres Noormägi käest, kas meie maakond võrreldes eelnevate aastatega muutub turvalisemaks. Vaatasin statistikat, mis täna esitati, et läheb turvalisemaks. Aga kuna see teema õhus on ja just sellepärast, et ka meid on vähem ja kui on vähem, siis ka ressursse tuleb mõistlikult kasutada. Et siis ka selliste konverentside teema on pigem see, et käiakse veel kord läbi sellised nagu hetke tähtsamad momendid ja veel kord arutatakse selle üle, et kuidas me kõik koos saame meie maakonda ja meie kogukonda turvalisemaks teha. Ülevaate Ida-Viru õiguskorrast andis Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik ning tänastest väljakutsetest elanikkonna kaitse korraldamisel igaühe kaasabil tegi ettekande Päästeameti Ida Päästekeskuse kriisireguleerimise büroo juhataja Maido Nõlvak. Kas Aseri vald on turvaline ja missuguseid tegevusi kavandatakse vallas, et elukeskkond muutuks siin turvalisemaks? Nagu ma ütlesin, et see turvalisusteemad on vist meil selline igavene teema. Näitena, et sellel kevadel meil varastati koolimaja laed. Kuigi meil olid turvakaamerad olemas, aga nad olid turvasid sisehoovi ja koolimaja ümbrust, aga meie aed jäi väljaspoole, hekki ja see lihtsalt varastati ära. See tähendab, et ikkagi vajadus on väga terav siin ja meie arengukavasse ja tegevuskavasse on juba pandud lähiajal järgmisel aastal kindlasti turvakaamerate muretsemine ja siis kogu meie aleviku katmine turvakaameratega. Päeva teisel poolel esitasid oma ettekanded ülevaatest tulekahjude põhjuste analüüsist ning koostöövõimaluste ja ennetustööst tuleohutuse ennetamisel Maido Nõlvak, naabrivalve töömetoodikast Marek Väljari, uutest tulekustutusvahendist tegi esituse osaühingu Profire juhatuse liige Vladimir Zubar ning videosüsteemi tutvustas Gennadi Volkov GT Media OÜ-st. Ürituse moderaatoriks oli Arno Kodu.